Ja ongi järjekordne Nõokasti saade meil siin jälle nüüd eetris. Nagu võite näha, siis me ei ole hetkel stuudios, vaid oleme täiesti vabas õhus ja oleme täna tulnud siis sellisesse vahvasse kohta nagu Agali talu, mida võite sealt ka lugeda, et tõepoolest ei luiska teil, oleme päriselt koha peal. Ja minuga on täna saates liitunud siis selle Agali talu perenaine Liia Kroll. Tere! Tere! Ja kui keegi muretseb, et ei, kus Janar on, siis ärge muretsege, Janar on kaamera taga, ta võib-olla lehvitab ka, ma ei tea. Aga esiteks, Liia, suur aitäh, et sa leidsid selle tunnikes, et meiega natukene juttu rääkida. Veel suurem aitäh, et sa meid siia niimoodi toredalt külla ka kutsusid ja näitasid, mis siin kõik teil on, kes loomad siin elavad ja kes siin elu naudivad. Ma loodan, tähendab seda, te näete ka, ärge muretsege, näitame neid ka, ei ole see saladuse all. Aga Liia, alustame sinuga, kuna sa oled esimest korda saates, siis ma saan alustada meie traditsioonilise küsimusega, mis koosneb 3 küsimusest, siis on selline hea eksistentsiaalne kriis ja on niuke hea mugav jutustada. Aga, et Liia, äkki sa siis räägid oma sõnadega ka, et kes sa oled, kus sa täpselt tuled ja millega siis tegeled ja siis vaatame, kuhu meie nii-öelda jutt siis meid viib. Mina olen sündinud siin samas talus, vahepeal ära käinud ja siis tagasi tulnud. Nüüd siis kasvab minu pere siin ja teeme täpselt seda, mis meile endale meeldib. Nii et kõik see, mis siin on, see ei ole mitte rahva rõõmuks, vaid see on meie enda rõõmuks ja me lihtsalt jagame seda rõõmu, kes on sellest huvitatud. Aga siin Agali talus, kui me nüüd ringi käisime, no siin on igasuguseid loomi, on hobuseid, ponisid, jäneseid, kanasid, kukk loomulikult, või oli mitu kukka, ma ühte nägin. Aga, 2 kukke, teist ma vist ei suutnudki näha veel, aga ühte nägin küll. Sead on loomulikult koha peal. Et äkki alustaks siis sellest, et kas siin on olnud nagu ütleme, kui lapsepõlve sai veedetud siin, et kas siis oli nagu kogu aeg siin selline suur loomaed nii-öelda või see ilmus siia siis, kui sina siis ohjad enda kätte võtsid, kui võib nii öelda? See loomaed on siin kogu aeg olnud, aga nüüd on ta suurem kui siis, kui mina laps olin. Et minu vanaemal olid siis lehmad, alati oli ka hobune, kanad, sead, lambad, et sellised asjad olid nagu kogu aeg olemas. Aga muidugi vanaema vanuse kasvades siis see asi nagu tõmbas järjest koomale ja siis läksin mina hobuse kasvatust õppima ja peale selle on see asi siis nagu võimendunud. Vot. Ma tahtsingi just minna siit, et äkki minna natukene nii-öelda ajalooradadele ka, et just mainisid, et sai siin üles kasvatud ja siis korra ära käidud, et siis ma sain aru, et siis saigi käidud siis õppimas. Õppimas ja siis ma töötasin Võrumaal. Et ma olingi vahepeal mõned aastad üldsegi täitsa ära. Õppimise aastad pluss siis nagu töötamise aastad. Aga räägiks siis natukene sellest nii-öelda õppimise aastatest ka, et kus siis täpsemalt õppimas see käidud ja äkki avad seda tagamaad ka natukene, et mis sa siis täpsemalt nii-öelda õppisid, mis sa endast siis hoomas? Käisin õppimas siis praeguse nimega, ta on Järvamaa kutsehariduskeskus. Siis, kui mina kooli astusin, oli ta Türi tehnika- ja maamajanduskool. Ja läksin õppima põllumajandust hobuse kasvatussuunaga. Praeguseks on need erialad muutunud, et päris sellist erialavalikut ei ole, et ongi kas siis põllumajandus või hobuse kasvatussuund. Aga mina õppisin siis ikkagi oluliselt suuremas mahus seda. Et ma sain nagu teadmisi palju rohkematest valdkondadest, kui praeguseks hetkeks õppijad saavad. Aga see nagu tundub nagu selline nagu, aga ma saan aru, et sina oled selles mõttes selle üle nagu hea meel, et ei olnud seda siis nagu, et praegu on siis siuke nagu ülim spetsialiseerumine nagu ainult nii-öelda ühele või teisele. Ütleme nii, et kui selles valdkonnas jätkata või kui tahad nagu minna ainult ühes suunas, siis nendel asjadel on nagu kahtepidi eelised. Et mina tunnen, et selle eelise, mis mina õppisin, et see oli mulle kasuks. Et kui ma läheks praegu seda eriala nagu valima,
et kui ma valin kas ühe või teise, siis see ei oleks päris see. Okei, aru saada. Et see ei oleks päris see, jah. Aga ütleme siis, aga kuidas üldse nagu see valik sai tehtud nagu elus, et kas oligi sellepärast, et kodus olid hobused, ma saan aru, et siis oli juba ka mitu hobust selles mõttes, et hobused vist üksinda ei kasvatatagi No väga. üldiselt nad ei sobi, Et nad on siuksed- ikkagi karjaloomad. Et muutuvad õnnetuks ei ole kiiresti, kui nad üksi Ja on, ma see saan on nii aru. nagu enamus loomaliikide puhul, et inimesed arvavad, vahet ei ole, et võtame ühe, et küll ma suudan talle tähelepanu pöörata ja ei ole hullu. Või et võtame teise liigi kaaslase või teisest liigist kaaslase, et ei ole hullu, et saab hakkama. Et, aga nagu inimesed, et sa ikkagi sotsialiseerud inimestega ja see nagu peakski nii olema. Aga siis ikkagi, aga nagu selles mõttes see hobused olid nagu siis kuidagi nagu selline on siis nagu kõige südamelähedasemad võib-olla loomad. Pakkusid huvi, see oli ikkagi selline väga, kus ma ütlen, väga palju põnevat, mis oli seal siis taga, et see ei ole alati nagu ainult üks asi, et on ratsasport või rakendisport, et on ka kõik see aretuspool, kõik see õpetamine, et see on nagu väga suur teadmine omaette. Et see, ja see nagu õpetab inimese ka nagu väga palju, et sa pead arvestama nagu iga looma eripäraga, mitte nii, et sa teed nagu ainult enda teadmiste põhjal, et seal on vaja nagu alati iga loomaga nagu individuaalselt kaasa mõelda ja individuaalselt lähenemist. Et nagu lähtuda sellest, milline on selle spetsiifilise looma iseloom ja... Iseloom ja isegi nagu taust, et kust ta tuleb, et millised on tema juba eelnevad oskused ja tõu eripärad ja kõik sellised asjad. Ja, aga siin korra, ma tahan veel loomade juurde kindlasti tagasi tulla, aga tegelikult sai korra ajalooradadele mindud, aga siis mul on siuke loomaarmastus endal ka peal, siis ma ainult hea meelega räägiks loomadest. Aga tegelikult ma tahtsin korra nii-öelda selle talu enda juurde veel nagu tagasi tulla, et sellistel, ütleme, talukohtadel ja paikadel on nagu tihtipeale selline nagu väga-väga pikk ajalugu nagu enne seda ka, kui ütleme, kas kui juba sina nagu tegelema hakkasid, et nagu kui kaua aega tagasi siis see Agali talu siis nii-öelda ajalukku läheb ja kui palju sellest teil endal nagu teada on, et mis siin siis nagu on olnud läbi aastate, läbi ajaloo? Tegelikkuses see Agali talu kuskil 50 aastat tagasi ei olnud Agali talu. Ta oli üldsegi Kõiviku talu. Okei. Ja Agali talu on teisel pool Viinamärdi järve, eelnevalt siis olnud. Ja seal on täiesti Agali maad, Agali kinnistu. Aga peale sõja ajal talukoht siis hävines ja siis nende maade tagastamistega siis oli maade ülekandmine ja need Agali kinnistu maad siis kanti siia, kuna minu vanaema oli siis siia juba koha ostnud ja nende maade tagastamisega tuli siis Agali maad siia. Ja sellest ajast on Agali siis nagu siin. Aga siis, aga on ka nagu seda teada, mis siis oli, mul läks juba see esimene Kõiviku, aga mis siis nagu on teada, mis nagu tollel ajal ka siis nagu siin siis toimus, kui ta veel Kõiviku talu oli? Kõiviku talu tegelikkuses oli päris suur talu. Siin oli ikkagi loomapidamine ja kõik selline, ta toimis kui talu. Et selline nagu täiesti, ütleme, et võib-olla isegi natuke üle keskpärase Eesti talu, et ikkagi, et oli ka aeg, kus ei tohtinud olla, loomade arv oli väga piiratud, mida ja palju sul nagu konkreetselt tohtis olla, siis siin oli ikkagi loomi oluliselt rohkem, et tegemist oli ikkagi väga jõuka taluga. Selge. Ja siis aga ütleme, kui siis ütleme, et teie siia selle maa saite ja siis see muutus nagu Agali taluks, kas nagu siis oli siin juba nagu nii-öelda, kas siis oli nagu sellest vanast kohast siin nii-öelda nagu mingid sellised varemed nagu justkui või? Jaa, sest see, kes siin nagu lõpus nagu pikemalt siis elutses, oli üks vana inimene ja tema jõud ei käinud nendest asjadest enam üle, et siis, kui need asjad hakkasid remonti vajama, siis mõned asjad olid juba selleks ajaks juba nagu täiesti käest ära. Aga siis, kui vanaema siia kolis, siis tema ehitas siis üles uue laudahoone, et eelmine laudahoone oli selleks ajaks juba täiesti kokku varisenud. Oli veel alles küün. See küün oli veel siis meil veel eelmine aasta.
Aga noh, see oli ka niivõrd halvas seisus, et seda ei olnud võimalik taastada. Et üks savisein oli kandev sein ja no ütleme, et see ehitusstiil oli juba selline, et seal ei olnud enam midagi nagu lappida. Ja see siis varises meil kokku nädal aega enne plaanitud talguid, et me tahtsime selle ise nagu laiali võtta ja siis varises ise kokku. Saatus. See oli jah, lihtsalt asjad on nii, nagu nad on. Aga ütleme, et nii, et siis sai siia tulnud ja kuidas siis see siin alguse sai, mis need olid siis näiteks need esimesed loomad ja esimesed tegevused, mis siin siis, kui ma saan aru, et ilmselgelt ise veel siis koha peal ei olnud, aga nii-öelda lugudest, mis on kuuldud. Ikka esimesed loomad, mis minul tulid, olid ikkagi hobused. Et tulid hobused, kes olid täiesti õpetamata ja hakkaski nii-öelda see koolielu praktiseerimine ja selline, see pakkus tohutult huvi, sest see oli nagu selline enesearendamise koht. Ja neid hobuseid sai siis õpetatud ikka hea mitu aastat, ehk selline 20 hobust, kes siit läbi käis. Et nii ratsaspordi eesmärgil kui ka rakendisse, aga rakendi poole nagu siis ma jätsin mingi hetk ära, sest inimestel ei olnud huvi rakendi hobuse vastu. Et see oli nagu maha visatud aeg ja töö ja töövahendid, sest nad suutsid ikkagi päris palju asju ära lõhkuda selle ajaga. Et see oli ikka, aga see oli huvitav, see on selline asi, mida mul üks tuttav ütles ka, et me teame, et me saame sellega hakkama, aga praeguseks hetkeks on selline, et ma tean, et mul ei ole seda vaja. Aga siit mul kohe tekib nagu selline küsimus ka, et aga kuidas selline, ütleme, hobuse õpetamine käib, et ei tea, et ma olen, ütleme, näinud, kuidas koeri treenitakse ja kõik see, aga see vist ei ole ikkagi päris sama, et loom on ju nagu erinev. See ei ole päris sama. Et hobusega algab ikkagi kõigepealt maatöö, ehk siis selline kontakt ja sisuliselt maatöö on siis see, kui inimene seisab maa peal, mitte ei lähe talle selga ja ei hakka mingeid asju nõudma, vaid tulebki selline maapealne juhendamine, koostöö, et igal käsklusel on, sisuliselt on ta natukene koera õpetamisega nagu sarnane, et sa pead premeerima õiges kohas ja nagu sa pead lõpetama siis, kui loom saab aru su käsklusest, et mitte, et ta tegi seda, mis sa tahtsid ja sa jätkad. Et ma ei soovita, ükski hobuinimene ei soovita tegeleda inimesele selle hobuse õpetamisega siis, kui sa ei tea nagu päriselt, mida sa teed. Et neid juhtumeid on nii palju ja need lõpevad ikkagi päris halvasti. Aga kas see siis ongi nagu see, et ütleme, et kui õpetatakse siis hobust kuidagi valesti, et siis seda enam nagu sellest lahti treenida või ütleme sellest halvast harjumusest? Seda on väga raske, sest need õpetusmetodid ikkagi kinnistuvad hobusel. Et et sa pead nagu uuesti õpetama, et see on nagu palju raskem. Aga teoorias on see võimalik selles mõttes? Ja see on võimalik, aga see on väga ajamahukas. Aga see muidugi sõltub ka hobusest endast, et kui palju on talle neid asju juba õpetatud ja kuidas see on. Aga siis... Aga jah, tähendab, tahtsin veel seda sama juurde küsida, aga kui kaua võtab ühe hobuse välja õpetamine? Ütleme siis, näiteks võtame siis sellise, ütleme, kaasaegsema siis näite, ütleme siis, kui on ratsaspordi hobusega. Ratsasport. See sõltub ka tegelikkuses hobusest endast. See sõltub juba tema arengust, et mõned on sellised varaküpsed, et 3-selt on ta juba väga hästi välja kasvanud, väga hästi arenenud. Aga kui me räägime, et hobune võib kasvada isegi selline 6-7 eluaastani, siis osade hobuste puhul ei tulegi nagu kohe kõne alla, et 3-selt me oleme sadulasse, kuigi soovitus on üldsegi 4-selt. Aga siis sa ei saagi teda oluliselt varem nagu väga tõsiselt treenima hakata. Et see on nagu hästi palju sõltub nagu hobusest endast. Aga ma saan aru, et see treeningperiood hakkab, nii-öelda treenimine hakkab siis pihta, et ei hakka selles mõttes, kui on nii-öelda varss välja tulnud ja 2 päeva hiljem kohe hakatakse treeninguga tegelema. Tegelikkuses hakkab see treening ikkagi varsaeast. Et need oskuste õpetamised on täiesti erinevad. Üks asi on see, et sa valmistud spordiks või valmistud ratsutamiseks. Teine asi on see, et see loom teab elementaarseid oskusi. Et ta laseb päitsed pähe panna, et ta käib sul nööri otsas järel, ta annab jalgu
et kõik, mis on nagu eeldused kõikideks järgnevateks toiminguteks. Et sepp tahab ka ellu jääda, et see hobune peab oskama jalgu anda, ta peab oskama seotult seista. Ma pean kohe küsima vahele, mis tähendab jalgu andma? No see tähendab seda, et kui sa nagu näiteks looma jalga nagu puudutad, et ta tõstab selle jala ülesse, et sa saad seda kappi alt puhastada, et seda saab lõigata, et sinna saab rauda alla panna. Mitte see, et nii kui see kontakt tuleb, et sa saad jalaga, mitte sa ei saa jalga. Et see vahe, et neid oskusi on siis nagu terve elu sellel hobusel siis vaja, et oleks võimalik. Ja, aga kas on endal ka õnnestunud kabjaga saada või õnneks mitte? On õnnestunud saada, aga vähe. Et on olnud igasuguseid muid juhtumeid, et... Aga kas tuleb meelde mingisugune naljakam seik juhtum, kui on hobuse treening pooleli? Hobuse treening. Eks neid naljakaid seiku on ikka, aga on ka selliseid seiku, kus mõtleme, et mingi hetke on see nagu väga hirmutav või šokeeriv juhtum, aga kui sa saad aru, et see lõppes hästi, siis et noored hobused on tihtipeale ettearvamatud, et ta võib olla sul selline 10 minutit ideaalses koostöös ja mingi hetk ta lihtsalt nagu hüppab nagu ringi ja siis teeb mingi 2 jala peal täis pirueti ja maandub selja peal ja siis on selline Ühesõnaga energiat täis noor loom. Ja, et tegelikult kõik loomad on mingil hetkel ettearvamatud, et nemad teevad oma asja, sina teed oma asja ja püüad nagu olla nendega koos, et teha koos sama asja. Aga tulla siia korra tagasi sellise üleüldisema siis öelda talu igapäevaelu juurde, et meie siin, kui me ringi käisime ja ma eeldan, et praeguseks ajaks me oleme juba mingeid asju siin näidanud ka, et selline täis idüllia võikski olla, et põhimõtteliselt eladki nagu sellises taevas põhimõtteliselt, mis sul veel tahta on, ilus loodus ümberringi ja kõik see, aga et tegelikult on see talupidamine ju selline väga-väga suur töö ja nagu igapäevane tegemine, et äkki lähekski sinna, et kuidas näeb välja, ütleme selline keskmine päev siis, millega see algab, mis seal vahel toimub ja kuidas ta siis lõpeb, et ma saan aru, et iga päev lähevad loomulikult vennad, aga ütleme niimoodi, kui võtta selline, jah, täpselt. No eks see erineb ka aastaajati, et talvel on nagu talveasjad ja suvel on suveasjad, et kui praegusel hetkel on enamus loomad karjamaadel, siis päevakava on hoopis teine, kui on talvine aeg. Aga praegusel hetkel hommik algab ikkagi tubaste toimetustega, et lapsed ülesse, riidesse sööta. Siis mul see 3-aastane vahepeal, hea kui riidessegi saab, siis on juba vaja õue minna, et kõik muud asjad tuleb vahele jätta. Ja et ega väga palju asju ma võin planeerida, aga lapsed veavad ikkagi nagu oma suunda. Et siis tegelikkuses ettevalmistused hakkavad õhtul, et ma panen nagu järgmise päeva asjad valmis, et praeguseks on ka niimoodi, et kui minu hommik algab, siis ma jätkan nagu sealt, kus on nagu sisuliselt õhtul pooleli jäänud. Et kui ma panen kuskile veed valmis, et siis hommikul, kui lastega välja tuleme, siis et kui on küülikutele vaja vesi panna, siis mul on ämbriga seal vesi olemas, siis nemad, kui annavad läbi puuri, siis heinakõrrekesi või kui ma teen ukse lahti, et nad saavad heina panna, et nad on ühes kindlas kohas, siis hakkan mina nagu enda toimetusi tegema, et panen siis neile granuleeritud sööda, heinad, veed, et see käib nagu hästi palju koos lastega. Ja hobustele lisasöötmine on täpselt samamoodi, et kui on vaja müslisid anda, siis õhtul kopsikud valmis ja siis selline hästi planeeritud on see, et päris niisama ei saa. Seda ma kujutan ette, muidu vist tuleks selline kaootiline olukord, oleks päris kiire tekkima, et ma saan aru, et ei ükski päev laiselda põhimõtteliselt. Ega laisklemist tõesti väga ei saa võimeldada. Ja ei ole ka tegelikult väga soovi. Ei ole ka väga soovi sellist, et kui sa oled harjunud tegema, siis pigem see lihtsalt vedelemine kuskil, see on pigem rohkem häirivam, kui see, et sa midagi teed. Et see on selline... Arusaadav, et on see imelik tunne, kui lihtsalt nii saa. Ja, et pigem ongi see, et siis käib nagu miljon mõtet peas, seda saaks teha ja toda ja
et midagi alati saab teha. Aga siin, korra siin mul tuli nii-öelda loomadega seoses tuli veel nagu selline küsimus ka, et ilmselgelt kui on suvi, siis saavad olla loomad väljas, nautida nagu vabadust, aga ütleme, et kui on selline talveperiood ja sellist pimedat aega on meil ju Eestis nagu hästi palju, et siis mu küsimus on nagu see, et kas nagu loomadele hakkab see nagu samamoodi see pikka aega, ütleme siis see siseruumides olemine ja siuke nagu psüühikale nagu inimestelegi või nad on nagu selles mõttes veidikene vinskemad vennad, kui meie inimestena oleme. Et tihtipeale see pikk pime aeg vaata viib tuju alla ja meeleolu pahaks, aga ei ole. Ütleme niimoodi, et meil on kinnises ruumis need loomad, kes ikkagi sellist igapäevast halba ilma nagu ei kannata. Sellist suurt miinust, tugevat lörtsi, selliseid asju. Ülejäänud loomad on meil ikkagi reguleeritud vabapidamisele. Ehk siis neil on olemas varjualune, kuiv allapanu ja nad saavad käia õue siis, kui nad ise tahavad. Ja see sobib tegelikult ka loomadele kõige paremini. Et kui me oleme siin isegi suurte külmadega proovinud, et me toome hobused sisse, et me paneme nad boksi, et nad on harjunud sellega, nad teavad, mis see on, aga nad ei taha seda. Et nad on seal juba mõni tunnik ära, siis nad vaatavad, kuule, kuna sa välja lased. Et kui isegi kell 6 hommikul lähed, et kuule, et hakkame siis nagu söötma ja välja sättima, siis nad juba kolgivad jalaga vastu ust, et kuule, kaua sul läheb, et hakkame minema juba, et neile ei sobi see. Et see on inimese tekitatud selline kunstlik keskkond. Ja ikkagi, seda on näha ka nagu hobuste tervisest. Et kui me võtame väga paljud tallid, kus hobustel on tallis pidamise tõttu tekkinud kopsuemfüseem näiteks, tolmust, kõigest sellest, saepurusel pinnal siis nagu boksis, et nende õuesoleku aeg on siis väga lühike, liivaplatsil treenimine, liiv tolmab, kõik see, et see on kunstlik keskkond ja see jätab helje. Et see ei ole see, et me kunagi ei näe looduses hobust kuskil saepuru sees nagu või et need on kunstlikud asjad ja väga paljud on ka ütlenud, et issand, et teil on talvel loomad väljas, et see on selline nagu loomakaitsevärk, aga et lähtuge nagu loomast, et me ei saa kunagi panna võistlevat sporthobust talvel -20 ilma tekita välja, et aga hobused, kes kasvatavad endale karva, kellel on võimalus varjuda, kui nad seda soovivad ja kui nad ei kasuta seda, siis see on nende valik. Et näiteks Shetlandi ponid on meil alati sellised, et kui vaatad, et tuul on nii suur ja külm, siis nad lähevadki kuskile keset põldu, keeravad taguotsa vastu tuult ja neil ongi hea, sest see on nende kohastumus. Et kui proovid, et meelitad nad koju, siis järgmisel hetkel on nad tagasi seal. Et neile, nad ongi, et see on nendele omane. Jah, koht, kus nad on harjunud olema. Ja, et see, kui me mõtlemegi, et nad on tulnud ju, aretus on ju, nad on toodud Shetlandi saarelt ja seal ongi tuuline, seal on väga kesine toitumus ja kõik see, et see on nende kohastumus. Ja kui me nüüd üritame siis panna nad vati sisse, hoida soojas, et sellel on nagu teistpidi väga tõsised tagajärjed. Et see, mis inimesed arvavad tihtipeale, et see on väga hea, on tegelikult loomale väga halb. Et inimesed vaatavad seda nagu nii-öelda enese perspektiivist just kui mis. Aga kas sellist, aga ütleme sellist, nii-öelda hullumeelsete loomakaitsjatega on nagu sellist nagu palju nagu sellist nagu tihti nagu sellist nagu seletamist ka, kus nagu inimesed tegelikult räägivad nagu alast, millest nagu mitte midagi ei tea. Et just, et meil õnneks ei ole väga olnud, aga tutvusringkonnas on ikka olnud, et meil on pigem selline, et ma pean selles suhtes kiitma kohalikke, kes tõesti, kui nad näevad, et Koplis on mõni hobune siruli, et sõidavad või küsivad, et kuule, et kas nii peabki olema. Ja siis ongi see, et ma nagu juba tean, et see on üldiselt, see on normaalne, aga ma ikkagi lähen kontrollin, sest noored hobused, nad veedavadki väga palju aega pikali magades. Ja see sõltub ka tihtipeale kellaajast, et kui on vähem putukaid, et siis nad ongi pikali ja nad magavadki. Et see ei ole alati see, et teil on Koplis surnud hobune, et mis teil toimub. Et need juhtumid on nagu väga palju tõesti. Aga et pigem ongi see, et kui inimesed nagu näevad muret, et nad tulevad nagu, et küsivad, et kas see on okei või et kas te teate, et nii on. Et tihtipeale ei olegi selle taga ühtegi muret, aga
noh, inimese mure on ju täpselt samamoodi, et lahendame selle ära siis, et mis siis ikka. just. Aga tegelikult on siin, nimelt on, mis on vahva, on see, et siin ei olnud ainult meil privileeg käia ja vaadata, mis siin, et kuidas siin talus asjad käivad ja toimuvad, vaid nimelt nüüd juulis on, mis see kuupäev oli, Janar, kas sa mäletad? Aga ma vaatan kuupäevad järgi ka, aga meil on õige pea tulemas avatud talude päevad ja mina saan aru, et kui õigesti minu info mind ei peta, siis Agali talu on nüüd 5. aastat siis neljandat aastat osaleb sellel ja möödunud aastal ma saan aru, et käis teil siin väga meeletu rahvamass, pea 4000 pluss inimest vist on ju, mis on täiesti crazy kogus inimesi. Aga mu küsimus on see, et kuidas üldse tuli nagu see mõte, et peaks selle algatusega nagu avatud talud liituma ja kuidas siis on need nii-öelda aastad nagu läinud, et ma saan aru, et on olnud iga aasta järjest paremini, uhkemalt ja suuremalt, aga et kuidas üldse tuli see mõte, et võiks sellise asjaga liituda? Tõepoolest, avatud talude päev toimub siis sel aastal 12 ja 13. Täpselt, aitäh! Just 12 ja 13 juuli. See mõte tegelikkuses, meie ise nagu väga ei mõelnud selle peale, aga meie väga head tuttavad, sõbrad olid siis nii-öelda meid ikka väga kõvasti survestanud, et mis asja, et miks te ei tee, et teil on ju inimestele nii palju näidata ja aga see ongi see selline keskmine eestlane, mis mul, et tead, et naabril tead on kõik paremini ja et ei ole kuidagi sellist nagu isiklikku valmisolekut, et sa tunned kogu aeg, et midagi on pooleli. Et mul on veel see töö teha ja kõik see nagu, et mis nagu ennast häirib, et sa ei tunne, et sa oled nagu valmis. Aga kui sa üks hetk enda mõttega jõuad sinnamaani, et aga tegelikkuses maal ei ole kunagi kõik valmis. Sul on alati midagi teha, et sul on puud riita laduda, sul on vaja hobuste aedasid parandada, sul on sõnnikuvedu, nagu alati on midagi. Et see saadki tõsta nagu selle, aga et ma ei saa selle pärast, aga et kui sa hakkad vaatama selle asja teistpidi, et ma saan selle pärast, et mul on midagi pakkuda nagu päriselt, siis me mõtlesimegi, et kuna meie lähedased meid nii palju survestasid, ja siis mul oligi nagu kokkulepe, et kui te tulete ise aitama ja olete abikäeks, siis me teeme, sest mitte kunagi ei tea ju, milleks nagu päriselt valmis oled. Et nüüd siis nagu 4 aastat hiljem me sisuliselt ikka ei tea, milleks me valmis oleme. Sest inimesed on isegi nagu nende 2 päeva ulatuses niivõrd erinevad. Et mõni päev on siis sellised inimesed, kes tormavad läbi, neil on nii kiire igale poole ja järgmisel päeval sa näed, et inimestel ei ole mitte kuskile kiire. Nad ongi kas siis hommikust õhtuni siin, nad isegi siin samas aias loomade seltsis nagu võtavad isad lastega 4 tundi vaba aega, et neil ei olegi nagu mitte kuskile kiiret, et me päriselt ei tea, milleks me valmis oleme. Aga see lähedaste soovitus ongi nagu selline, et eks see on ka ühtepidi selline, et nemad näevad, et ma tahaks tulla ja siis on selline, et võimaldame siis teistele. Ja ma leiangi, et see ongi pigem esimene aasta oli, mõtlesime küll, et võib-olla 200 inimest. Aga me teadlikult olime ka, pidime ju valmis olema nagu palju enamaks. Kõvasti üle 2000. Aga me jäime ellu ja siis, aga see ongi see, praeguseks on emotsioon, mille pealt me seda teeme. See, kui sa näedki, et lastel ongi päriselt tore, kui vanemad neid väevõimuga kaenlas minema viivad ja nad siputavad, karjuvad, et nad ei taha koju minna, siis tegelikult see on raske, aga see ongi selline asi, miks sa näed, et nagu kellelgi on päriselt tore. Ja selline, kuidas nad tõesti nagu suudavad nagu näha, et maal on ka võimalik elada ja maal on võimalik hästi elada, kui sa teed enda asja nagu südamega. Et kõigil ei peagi meeldima siin. Meile peab siin meeldima, et siis meie elame siin, aga me pakumegi seda võimalust, et tulge vaadake. Ja see tegelikkuses see avatud talude päev ei ole kui ainult külastajale. See on nagu sellele talule endale ka, sest kriitika on ka edasiviiv jõud. Seda muidugi. Ja samas see ongi selline, et mõni ütleb, näed, teil on siin niimoodi.
jah, kui see on minu lahendus, et need asjad on siin sellepärast, et see on kas siis järgmine töö või et see peab siin olema sellepärast, et see on lahendus asjale, siis need asjad ongi nii. Ja samas, seda on vaja, sest väga paljud inimesed ei tunne loomi. Jah. Et kui ikka täiskasvanud tulevad ja seletavad lapsele, et kui nad näevad kitset, vaadake, kui ilus koer see on ja see on nagu korduv nähtus, siis sa saadki aru, et tegelikkuses ongi inimestel vaja kohta, kus käia ja näha, et need asjad on natuke teistmoodi. Jah, ma just tahtsin seda küsida, et nagu ütleme, kui võtamegi eelmine aasta, kui käib nagu üle 4000 inimese läbi, et siis näed inimesi igasuguseid ja selline, ütleme, kas sinu perspektiivist nagu tundub, et me oleme pigem, ütleme, see on pigem nagu just nagu noorte puhul vist on nagu see, et kas on nagu inimesed natuke nagu liiga kaugeks jäänud sellest, et milline see elu nagu päriselt on ja ütleme, kus kohas tulebki sul piim ja munad ja kõik nagu sellised asjad. See tõesti on nii, et muidugi on ka inimesi, kes on ise nagu püüdnud olla teadlikumad ja nagu õppinud olema teadlikum, aga väga paljud nagu tõesti ei tea, nad ei tee tõesti nagu eeslil ja hobusel vahet, nad ei tee kitsel ja koeral vahet. Et siis me ei saagi imestada, et inimene ei tea, kust tuleb piim, kui ta ei tea, milline on see loom, kes selle piima toodab. Et see on nagu päris suur murekoht. Jah, aga ma kujutan ette, et üks asi, mis aitab seda probleemi natukene lahendada, ongi ilmselgelt see avatud talude päev, kus nad saavad tulla, näha ja ka katsuda selles mõttes. Katsuda ja kui midagi jääb arusaamatuks, siis küsida. Et muidugi sellise rahvamassi sees on natukene keeruline see, aga meid on alati võimalik üles leida. Me kanname ise punaseid särke, meil on avatud talude kiri selja peal. Ja kui parasjagu ei suuda vastata küsimusele see, kelle poole te pöördute, siis teid juhendatakse nagu alati õige inimese suunas, et kes siis saab teile vastata. Sest meie korraldusmeeskond on vähemalt 17 inimest ja ilmselgelt need 17 inimest ei ela siin koha peal. Et see on selline, see on tohutu abivägi, mis siia siis nagu kulub. Aga mis siis on, aga võib-olla kui rääkida natukene sellest ka, et on ikkagi mitu aastat nagu tehtud, et ütleme, et näiteks, mis on sellised võib-olla kõige enda jaoks, võib-olla kõige sellised meeldejäävamad õppetunnid olnud, siis ütleme näiteks esimesest aastast, teisest aastast, ütleme, mis on siis nii-öelda aja jooksul muutud ja nii-öelda muutnud siis asja paremaks nii-öelda. Mis asja, see on see, et meie lähtume sellest, et me ei tee mitte ühtegi asja selliseks, kui me jätame nagu kohvikud asjad kõrvale, mis on nagu päriselt nagu inimeste jaoks, kes tulevad nagu päevaks siia, et nad tahaks selle päeva nagu siin üle elada, siis me ei tee neid asju selliseks, et mida meil nagu ise nagu igapäevaselt ei ole. Et me ei rendi siia ühtegi batuuti, me ei paku suhkruvatti, nagu me ei tee sellest festivali. Me näitame enda talu sellisena, nagu see on. Et mõnel aastal on olnud need natuke erinevad, et see sõltub ka nagu, et meil on ju selline asi, et me laseme lastel heinarullide peal hüpata. Et see on heinarulli batuut ja see on selline asi, mis on meil iga-aastane, et kui tuleb hobuste sööda varumine, kui tulevad koormad heina hoovi, siis meie lapsed on väga kurvad, kui üks hetk see virna läheb ja see pidu lõpeb, sest virna otsas me tõesti ei luba käia, sest see on juba ohtlik. Aga kui need rullid on ikkagi laiali, siis on sõbrad platsis, siis on kõik, et siis on nagu täismöll ja see on nagu selline siiras rõõm ja see ongi selline nagu päris maaelu. Just. Me tahame seda pakkuda. Et inimesed suudaks tunda rõõmu nagu väiksematest asjadest, et ehedatest asjadest, et ei ole alati vaja seda nii suureks paisutada. Siin korra tuli mulle, ma tahtsin veel selline loomade osas veel küsida, et võib-olla anda mingit sellist arvulist asja. Oskad mulle öelda, palju sul siin loomi kokku on umbes, ütleme, kui sa võtad kõik loomad kokku või ei tea, kanad kaasa arvatud? Tegelikkuses on nii, et loomade puhul see on selline väga sage küsimus, aga see on ka suurematel hobusekasvatajatel väga tihe vastus. Ma ei tea, mitu neid on.
ma tean, kes mul on. See mulle meeldib väga. Et ma võin nimeliselt kõik üles lugeda ja siis, kui ma need üles loen, siis ma tean, mitu mul neid on. Aga see ongi selline, ma tean täpselt, et jah, kui ma ütlen, et ma tean, et mul on 2 kitse ja mul on 2 lammast, ja ma tean, mis on nende nimed, aga munevaid kanu on praegu 30 ringis, noori on 50 ringis, küülikute põhikari on üle 20, pluss siis pojad, et eesleid on 1, selle aasta varssasid, hobuse varssasid on 2, et jah, ma osasid tean arvuliselt, mis on niisugused väga väiksed, aga kui on juba rohkem, siis ma tean, ma eristan neid, kes on kes, aga noh, ma ei mõtle nendele kui numbritele. Et nad ongi, et kui me ise ka räägime, siis pigem nimedega ja selline, et aga kogu aeg mul selline võib-olla eriliselt spetsiifiline, võib-olla veider küsimus ka, aga just, et selle ühe eesli osas, et vähemalt nii palju, kui mina tean, et siis eeslid on ju ka hästi sotsiaalsed loomad, et kas on plaanis võtta nagu teine sõber eesel talle kaaslaseks ka mingil momendil või on see, et nad saavad hobustega eeslid omavahel nii hästi läbi, et nad nagu on üksteisega sõbrad? Nad saavad hobustega läbi. Aga meil on plaanis ikkagi võtta teine eesel. Kuigi väga suur tõenäosus on, et meie eesel on Tiine ja järgmisel aastal on meil juba oodata juurde kasvu. Aga praeguseks hetkeks Eestis on eeslite defitsiit, ma ütleks. Ja sest meie enda eeslit otsisime nüüd peaaegu pool aastat ja me tõime ta Lätist. Muidugi meil olid omad kriteeriumid, et me kindlasti ei soovinud eesli täkku, sest meil on enamus hobused on märad, et väikseid muulasid meil tõesti vaja ei ole ja et on nagu omad nüansid ka, miks see valik nagu läheb keerulisemaks. Et meil on plaanis, et ilmselt see saab naabreid häirima, kuigi meie see praegune eesel Milli on küll niisugune väga vaikne, aga tegelikkuses eelmine eesel kostis meil ilusti Alevisse ära. Ilusa kõlava häälega selles mõttes. Et seda küll, et aga inimesed tõesti nagu ei suuda nagu eesli häält ka väga eristada muudest häältest. Ma siiamaani, palun räägi see lugu ka uuesti, ma siiamaani ei suuda uskuda, et see päris on. Väga paljud inimesed, kui kuulevad eeslit häälitsemas, aga ei näe eeslit, siis nad pakuvad, et see on kana. Ja kui sa ütled, et ei, see ei ole kana, siis on järgmine kindel veendumus, et see siis peab olema kukk. Aga olen kuulnud ka, et öeldakse, et see on haigur. Ja, et haigur teeb väga koledat häält, et see on haigur ja on tõesti ikka väga, väga veidraid juhtumeid. Aga see on vist väga elav näide sellest, et mille pärast see avatud talude päevad on nagu nii olulised. Tegelikult ongi. Et sa näeksid, et ei, see ei ole nii, et mida teeb, millist häält ikkagi teeb siis eesel, millist häält teeb kana ja kõik see. Aga üks küsimus veel kiirelt eesli kohta veel. Kumb on nagu intelligentsemad, kas hobused või eeslid? Kindlasti eeslid. Eeslid, jah. Et see inimeste arvamus, et rumal nagu eesel, just. See ei pea paika, sest eesel on tegelikkuses oluliselt tundlikum ja targem. Selles suhtes, et kui sa suudad eeslit solvata, siis ta mäletab seda isegi mitme nädala pärast. Ja kui sa hobuse suudad sisuliselt kohe ümber veenda, siis eeslit ei suuda. Et ta on hoopis teistsugune ja nad on palju suurema hingega loomad kui hobused. Samal ajal on, ütleme, eeslite ajalugu on olnud ikka päris niisugune kurb ja tume nagu selles mõttes, et kuidas neid koheldud on selles mõttes. Ja just nagu loll nagu eesel ja kõik siuksed asjad. Aga tegelikkuses ei ole, nad on ikkagi väga intelligentsed loomad. Võt, nüüd on hea, nüüd ma ei mäleta, kellega ma kunagi vaidlesin sellel teemal. Ma võitsin. aga tegelikult tulles korra tagasi loomade juurde ja võib-olla nüüd natukene kanade juurde, et üks asi, mis oli minu arvates nagu hästi tore, mis teie tegite, mis mina nagu nüüd täna teada sain, oli see, et te päästate ka neid
puurikanasid, siis kes on elanud nagu vist kõige õnnetumat elu maamuna peal üldse selles mõttes, et nüüd paari nägime, Janar vist sai mõne isegi sisse ka, et saame näidata nii-öelda võrdluseks, et milline on normaalse elu peal olnud kana ja milline on olnud siis kana, kes on elanud nagu kusagil, no ei olegi mingit elu elanud selles mõttes, et aga kust nagu selline see mõte tuli, et seda nagu üldse tegema hakata, et nii-öelda võtta sisse need loomad, keda keegi justkui ei taha? Tegelikkuses see puurikanade võtmine, see on ikkagi päris suur risk. Et kui on nagu kõrval ka tavalised kanad, sest puurikanadel võivad olla ka igasugused parasiidid, haigused, et need asjad tuleb ennem kindlasti üle kontrollida, kui nad enda kanadega kokku lasta. Aga puurikanad, ütleme nii, et inimesed tihtipeale käivad ikka väga suurte silmaklappidega, et nad vaatavadki, et poeriiulil see muna on odavam ja eelistavadki seda muna, aga tegelikkuses nad ei pööra isegi tähelepanu sellele, et kõik need nähtamatud loomad ja kõik need asutused, mis võitlevad selle vastu, et need telgitagused tegelikkuses ikkagi vastavad tõele. Et kui me vaatame, et need kanad on nii heledad ja haledad ja ilma sulgedeta kõverate varvastega, et nad ei ole kunagi päikest näinud, kui nad tulid, nad ei oskanud isegi sirgelt seistes kõndida, sest nad olid nii madalates tingimustes olnud, et nüüd nagu mitu nädalat hiljem vaatame, et hakkab juba asi nagu paremaks minema. Et ilmselt inimesed, kes tulevad ja näevad seda olukorda, nad võivad mõelda tõesti, et meil on see olukord nii halb, aga tegelikult see olukord on olnud mujal halb ja nüüd hakkab siin paranema. Et inimesed võiksid nagu arvestada sellega, et kõik, mis on halb, ei ole alati olnud siin halb, et see on kuskil nagu võinud ka juba, et siin on nagu lihtsalt paranemisfaas. Aga kas teie olete nagu, või kas seda teevad nagu teised talud, sest ma kujutan ette, et ikkagi talud omavahel tihtipeale ju suhtlevad ja kommunikeeruvad ka, et selles mõttes, et kas see on selline, ütleme siis heas mõttes nagu tõusev trend, et nagu proovitakse ikkagi päästa neid loomasid ka, kes on siukestes olukordades ja ütleme, kas ma ei tea, kas selle kohta, kui ei tea ega ei peagi teadma, aga et kas selline see puurikanade pidamise asi nagu selle vastu võideldakse küll, aga kas see võitlus nagu mingit vilja ka kannab selles mõttes? Tegelikkuses ikkagi see olukord paraneb. See olukord paraneb, sest nüüd Rootsi on täiesti puurikanade pidamise lõpetanud. Et see on nagu üleüldse Euroopa teema, et see ei ole ainult nüüd meie Eesti teema. Et see olukord paraneb ja tegelikkuses, et me ei peagi ju võitlema selle vastu, et kanade pidamine tuleb lõpetada, see süsteem tuleb muuta. Ja tegelikkuses see ei ole ju ainult kanade puhul nii, see on kõikide loomade puhul, et kui me räägime, et sead on väga kitsastes latrites ja et tegelikkuses väga palju olukordi ju inimesed ise põhjustavad. Et nii kaua, kui sa tarbid seda, nii kaua sa jätkad seda ahelat, sest et on ju tarbijad, järelikult on ka tootmine. Ja tegelikkuses on ka täpselt sama asi ju veganluses. Nii. Et mina isiklikult olen väga paljude veganite käest saanud vastuse küsimusele, et kui ma küsin, et miks te olete nagu vegan, siis vastuseks on see, et elu raisku ei läheks. Ehk see on siis selline asi, et kui sa poest lihatükki ei osta leti pealt, siis see visatakse minema ja see on siis nagu raisku läinud elu. Teoorias väga ilus mõte, aga tegelikkuses sa ei pea ju ostma seda sealt poeletist. Et talunikud ei tooda kunagi mitte midagi igaks juhuks kellegile. Et see ongi see, et kui sa tahad muna, kui sina ei osta seda muna, siis söön ära mina selle muna, et keegi ei tooda niisama. Täpselt samamoodi, et talunikul ei ole sead laudas selleks, et lihtsalt toota, panna kuskile letti, et äkki keegi ostab. Et see ongi see, et see tuleb vastamalt tellimusele, sa saad kohe enda värske kauba ja see ongi juba nagu võit kõigile. Ja see ei ole raisatud elu. Nõus. Ja see loom on elanud nagu palju väärikamat elu.
täpselt. Et noh, et inimesed ei mõtle neid asju endale päriselt lahti, et kuidas need asjad nagu päriselt käivad. Jah, või siis kui hakatakse sinna sisse vaatama, siis see näevad, et see julmus on nii suur, et lihtsalt ma isegi eiran seda täielikult, et just, et tore oli, et see sigade näide sai ka toodud, sest et tõepoolest nii palju, kui mina tean ka, et siis nad tegelikult on ju ka äärmiselt intelligentsed loomad, kes tunnevad, näevad, mõistavad ja on nagu üleüldiselt targad, et ka nagu eeslid ei ole neil nagu kuidagi üldse vedanud sellega, kuidas neid nähakse. Ei ole, tegelikult siis mina ütleks, et mitte ükski loom ei ole üldsegi rumal, nii nagu öeldakse, et rumal nagu lammas. Jah, just. Meil üks lammas näiteks iga aasta teadis, kuna on pügamise päev. Et ta ei olnud kunagi ennast kätte see päev, et mis siis, et süsteem oli iga päev täpselt sama. Ämber kaeraämbris nöör või noh, et selles suhtes, et noh, ta ei teadnud, et seal on nöör, et millega siis nagu kinni võetakse ja siis läheb pügamiseks. Aga kui teised lambad nagu ei eristanud seda, et noh, süsteem oli kogu aeg sama, siis tema teadis, et võt täna on see päev ja nii iga aasta, et kui ei olnud pügamise päev, siis ta teadis, et võib tulla, kui oli pügamise päev, ta ei tule. Nägi läbi kohe. ja, et nad ei ole üldse nii rumalad, et ja samamoodi on, et see, et kui sa käid kogu aeg tallitamas ühtede riietega, isegi laudas pääsukesed teevad sellel vahet, et kui ma lähen hommikul ühe jopega ja mingi hetk lähen teise jopega, siis nad teavad, et ma olen võõras. Et nad eristavad muutusi ja noh, et ei ole nii, et päris on, kõik on ühtemoodi, vahet ei ole. Ei, nõus, et loomad ei ole sellise instinkti pealt justkui sellised masinad, mis teevad seda, mis kood ütleb, nii öelda. Aga tulles korra võib-olla siis tagasi korra selle juurde, et ma saan aru, et kas teie kõige uuemad nii-öelda liikmed talus on siis merisead, kui me käisime enne neid vaatamas ja loodetavasti ma näitan neid praegu ka. Või on need kõige värskemad. Et äkki räägib paari sõnaga merisigadest ka ja neid merisigasid oli ka nagu 2 erinevat liiki, siis võib ju öelda, kas on liiki või tõugu muidugi. Jah. Siis tegemist on kuitõugu merisigadega. Nad on siis aretatud Lõuna-Ameerikas. Nad on lihatüübilised merisead. Sisuliselt on tegemist siis nende merisigadega, mis kasutati siis orjadele toiduks. Ehk siis merisiga ei ole veeloom, aga kuna need on saanud enda nii-öelda tõunimetuse, siis selle järgi liigi nimetuse, et neid transporditi üle mere või siis nagu merel kaasa orjadele toiduks. Et nad siis olid laevade peal kasutuses toiduna. Ja sellest tuleb nende nimetus merisead. Et tegelikult on tegemist maismaa loomadega, aga kuna nad olid merel kaasas ja nad sigisid kiiresti, ja neid oli väga lihtne ja odav pidada, et neil ei olnud väga suurt toiduvaru vaja kaasa võtta, et kui me räägime nagu, et võtad lamba, et kui palju läheb lambale sööta ja kuidas sa saad, ja aasta otsa läheb aega enne, kui sa järglasi saad, et see on nagu see hoopis... Nüüd see merisea nimi on tunduvalt loogilisem. Seda pole ise ka mõeldud. Et kui me räägime lemmikloomast, siis lemmikloom merisiga võib olla selline isegi mõned 100 grammid, niisugune 400-500 grammi. Et see ka erineb, et natukene, et kas neid on kuskil ristatud selle teise tõuga või ei ole, aga need kuitõugu merisead on ikkagi üle 2 kilo. See on ikka arvestatud. Et see vahe on suur, muidugi neid on ka veel suuremaid. Veel suuremaid? Ja neid on ka veel suuremaid. Mis nad siis lähevad sinna kapipaara kuhugi valdkonda juba või? Ja niisugune isegi 3 kilo ja üle 3 kilo. Aga neid on, aga nende transport on ikkagi oluliselt keerulisem. Et meie omad siis, minu abikaasa siis tõi Tšehhist. Oi, ja ma kujutan, et see oli ka oma ette ajamine, et neid sealt üldse välja ajada. Jaa, sest et peab suutma eristada nagu nii-öelda head kasvatuskennelid ja siis mitte kvaliteetsed. Et see ei ole päris nii, et võta kuulutuse lahti ja lämme, et need asjad on ikka natuke teistmoodi. Ei, ma täitsa kujutan ette sellepärast, et selliseid kahtlaseid kohti, kus kahtlasel viisil loomi kasvatatakse, on vist nagu päris oma jagu, et seda eeltööd ja nii öelda. Neid on päris palju, jah.
ja samas ka noh, kui tahad jätkata nagu aretusega, siis on vaja ju erinevat vereliini, et ei oleks ühtegi suguluspaaritust. No, siis oli seal nagu selles suhtes ikkagi topelttöö, et ajada välja niimoodi, et ei oleks kuskilt siis väljamaalastel omavahelisi sugulasi ja et tuleks juba niimoodi, et saaks siin jätkata aretusega. Aga siis ma saan aru, et kas mingil momendil on võimalik tulla degusteerima merisea liha? Me mingi hetk tahame selle ära proovida. Tegelikkuses Eestis juba ka süüakse merisea liha ja merisea liha on, isegi öeldakse, et üks maitsvamaid lihasid. Et ta on ikkagi väga, väga hõrk ja delikatess. Merisead on siis nii-öelda kõige värskemad liikmed, aga et kas on mingisuguseid muid loomasid, mis oleks nii-öelda plaanis võtta või mida tahaks soetada, aga mille soet võib-olla on keeruline või ei saa, aga on kindlasti plaanis? Vähemalt soov. Nii. On. Ühe looma ma jätan praeguseks saladuseks. Palun. Aga teine on jaanalind. Jaanalind? Ja jaanalinnud on väga, väga huvitavad selles suhtes, et need loomad, kes meil siin elavad, neil peab olema kas siis mingisugune kasutegur, kas siis vaimne kasutegur või siis nagu väga praktiline kasutegur. Ehk siis, et sa saad nagu ise midagi isiklikult tagasi. Et emotsionaalne tagasisaamine on juba väga suur võit. Ehk siis ütleme nii, et kui meil oleks kuri kukk, siis see oleks hoopis midagi muud, et meil ei ole ühtegi kurja looma. Et nagu täiesti pahatahtliku kurja looma meil ei ole, sest ütleme nii, et meil peab olema selline liikumisvabadus. Ma tean, et mu laps saab voobi peal joosta nii, et keegi teda taga et selline, et meil on pigem vastupidi, kui me liigume, siis kanad jooksevad hoopis kambaga taga. Et see on siuke. Aga jaanalind oleks küll selline, et nad on väga huvitavad, nad on tegelikkuses ka väga naljakad, sest nad kohati tunduvad natuke siuksed rumalukesed. Et kui nad näevad midagi, siis nad nagu teevad see liigutuse, et nad tahavad haarata, aga nad ei saa aru, et see vahemaa on natuke liiga pikk. Et nad on siuksed väga huvitavad. Nõus. Nad on ikka jah. Eriti kui jalgu vaadata, siis kui jalgu vaadata, siis ongi täielik dinosaurus selles mõttes. Aga ütleme, kas olete juba siis nagu sinna seda nagu uurinud ka, et kuidas ühe jaanalinnu võtmine Eestimaal käib? Mul oli isegi õrna aimu ka, kuidas see asi? See käib? Muidugi on ka võimalus ise inkubeerida. Et saab tellida ka haudemunad ja ise inkubeerida. Aga sest me oleme ka tegelikkuses väga palju mune välismaalt tellinud, et siis küll vutimunad ja kanamunad, aga on ka täiesti rahvusvaheline nii-öelda munade saatmise võimalus. Aga seal siis tuleb jälle omakorda sisse, et ta tuleks nagu korralikust, kus ma ütlen, mingi kasvatused selles mõttes. Korralikust farmist, jah. Eestis meil oli ka jaanalinnud. Neid on päris palju. Neid on tegelikult päris palju. Et isegi on võimalik saada Eestis siis tibusid või siis tõesti vaadata jälle sinna Läti, Leedu ja sealt poolt edasi, et kuidas need asjad käivad. Aga ma saan aru, et kas see on nagu selline, et see on nagu võib-olla mitme aasta pärast või see on siis see, et juba äkki järgmise aasta avatud talude päevadel on võimalik jaanalindu näha? See võib ka juhtuda järgmiseks aastaks. Kuigi me ei sea mitte ühtegi plaani endale niimoodi, et me teeks seda nagu inimeste jaoks. Me ei tee seda inimeste jaoks, me teeme seda enda jaoks. Sest ütleme nii, et ma ei näe eesmärki teha seda inimeste jaoks, kui inimestel ei ole seda huvigi. Et mina pean seda igapäevaselt, see on ju vastutus, töö ja kõik see planeerimine, ehitamine, kõik asjad. Et see peab olema nagu meie enda soov. Ja kui on inimestel huvi, siis me võimaldame ka neile seda, et me teeme seda enda jaoks ja võimaldame seda teistele. Jah, see mulle väga meeldib. See ongi see, et väga paljudes taludes on tõesti näha seda, et on mingid asjad, mis on tehtud kellegi jaoks. Ja kui see asi on siis selline, et 1 või 2 korda aastas siis kasutatakse, siis mõtled, et kas seda on nagu päriselt vaja. Et see on ka sellist teistmoodi mõelda, see on see ületootmine. Jah. Et kellelgi ei ole seda vaja.
nõus. Aga kiire küsimus veel jaanalindudega seoses, et ma saan aru, et siis on ikkagi plaanis, ei tule ju ainult üks loom, vaid ka tuleb siis nagu... tuleks ikkagi vähemalt 2-3 tükki neid, jah. Sest nad on ka taaskord sotsiaalsed. Ja et nad on ikkagi ka sellised, et ega kana ka ei taha üksi olla. Ei, loomulikult. See on samamoodi. Aga ennem veel, kui hakkame pille kotti panema ja meie tund hakkab vaikselt täis tiksuma, et äkki räägiks siis nüüd sellel aastal tulevatest avatud talude päevadest veel paari sõnaga, et kui nüüd külastajad tulevad, et mis neil siis siin oodata on, keda nad näha saavad, mida nad teha saavad, mis siin toimuma siis täpsemalt saab? Avatud on kohvik, parkimine on tasuta. Et väga palju on küsitud, et kas tasuline parkimine ei ole tasuline. Ja sissepääs ei ole ka tasuline. Et kui te tulete registratuurist läbi, pange enda nimi kirja, et registratuuris me ei võta piletiraha, et ei pea kartma seda. et tulete aga julgesti sisse, registreerite ära, et kui te ei taha panna enda nime kirja, panete enda numbri taha lihtsalt risti, täiesti okei. Ja siis saate tulla vaatama meie loomi. Saate tulla siia aedikusse, lapsed saavad mängida mudaköögis, vahvasti mätsida loomade saatel siis, et siia aeda tulevad siis küülikud, kitsed, et saate nendesil siis mõnusalt aega veeta. Saate lustida einarullidel, saate ratsutada, et neid võimalusi siin päeva veeta on küll ja veel, et lihtsalt varuge aega, ärge tormake ühest kohast teise, et see on nagu selline, nagu esmatähtis, et selline 4000 inimest paaniliselt ringi jooksmas, et seda ei ole kellegil vaja. Et see on selline, ja palun nagu võimalusel ikkagi nagu oma koera nagu mitte kaasa võtta. Et see on nagu selline asi, mis me oleme teinud erandeid, kui inimene tõesti räägib, et ta on nagu pikal sõidul üle Eesti ja päev on kuum ja koer peab olema siis selle autos. Et kui see koer oskab käituda, siis me oleme ikkagi teinud erandi ja lubanud kaasa võtta, aga te peate arvestama sellega, et külastajad ei ole sellega rahul. Külastajad ise ei taha, et oleks rahva sees ikkagi nagu võõrad koerad. Et see nagu päriselt häirib. Et kui meie saame sellega hakkama, siis külastajad ikkagi on häiritud. Arusaadav, eriti kui võib-olla ei ole kõige paremini treenitud koer ka, siis ja nii palju aga isegi need koerad, mis on nagu olnud süles või ka viisakalt rihma otsas käitunud, et ikkagi inimestele jääb see silma, sest et avatud talude lehel on ka ikkagi hea korra nimekirjas see, et ikkagi koerad võiks jätta koju. Inimesed on seda lugenud ja nad ikkagi teavad sellest, et soovitus on ikkagi pigem mitte võtta. Arusaadav. Aga jaa, nagu sai mainitud, siis me hakkame siin vaikselt otsi kokku poole tõmbama. Paneme vajalikud lingid on meil kindlasti tulevad Facebooki postitusse ka meil siin ilusti juurde, et saate ilusti kõik kätte. Aga ennem veel, kui saate lõpetame, siis on meil üks küsimus veel, mida me oleme küsinud igalt külaliselt, kes on meil saates käinud. Ja see küsimus on selline, et kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat, mis on jäänud kuidagi siis ütleme kummitama või niimoodi kuidagi kahe kõrva vahele niimoodi kinni, et ta kuidagi ei lähe peast ära ja võib-olla mida tuletad meelde siis, kui on ütleme selline hall esmaspäev või kui on selline, ütleme, ei ole kõige parem päev, aga mingi mõte, mis on siuga, okei. Tegelikult on üks asi on selline, et see on minu vanaema tsitaat siis ja tegelikkuses see on mind nagu väga palju läbi elu saatnud, on see, et ole aus, siis sa tead, et vähemalt üks inimene on aus. Et see on nagu selline asi, mis on selline siiras ja sa teadki, et ja tegelikult see on väga suur edasiviiv jõud. Nõus. Et see on väga palju nagu olnud abiks. Ja teine asi ongi see, et ka negatiivne tagasiside on edasiviiv jõud. Et inimesed võtavad osasid asju liiga isiklikult.
Nõus. Täiesti nõus. Et ei saa päris nii, et ja noh, on ka meil siin olnud, et kui tuldi grillima ja siin lõbusasti aega veetama, et ma küsin, et öelge, kas või üks asi, mis on teie meelest halvasti. Ei, kõik on super hästi. Ja siis pärast siis nagu omavahel, no tegelikult grill oli lauale liiga lähedal. Et noh, öelge mulle seda, et me saame tõsta seda ju, et nagu noh, et see on selline eestlastele tavapärane probleem, et me suudame olla kriitilised siis, kui me oleme juba kellelegi selja pööranud. Jah, nõus. Et andke see kriitika nagu otse ja see võib mõjuda nagu hoopis suurema tähendusega, kui te selle mõtlete. Et see ei ole isegi mitte halb, et see kriitika võib olla väga hea, et nagu see võib olla tõesti edasiviiv jõud. Ja samas, kui ma ei võta seda isiklikult, siis las olla, on ju. Aga inimene on saanud selle välja öelda ja see ongi see, et sa ei pea minema kellegile nagu selja taga sudima, et olegi nagu, ole aus, ütle otse, et see on nagu selline. See on üleüldiselt eluks, ma arvan, väga hea asi, mida meil tõesti eluks vajalik, et noh, me tekitamegi ise nagu ainult ühiskonna augu sellega. Nõus. Et enda mõtteid nagu väga otse võib väljendada. Jah, ma arvan ka, et see on tervislik ja tuleb pikemas perspektiivis kõigile kasuks. Kõigile, just nimelt see midagi kõigile. Just. Aga, et siis veel meelde tuletuseks, 12–13 juuli avatud talude päevad saavad toimuma ja enne veel kõige viimane asi ka, mis ei ole kuidagi vähem tähtis, see, et äkki kordame üle ka, kus saab Agalitalu tegemistel kas sotsiaalmeedias silma peal hoida. Mis siis, et ma saan aru Facebookis Agalitalu ja need, kes soovivad osaleda, võivad kindlasti või kes arvavad, et nad kindlasti osalevad, võivad panna üritusele märke, et osalevad, sest tegelikkuses me ei tea absoluutselt, milleks me see aasta valmis oleme. Et kuna iga aasta on olnud selline tõusev number +1000 ja praeguseks hetkeks on sellel aastal kuskil 60 talu vähem, kes osalevad kui eelmine aasta, siis see võib tegelikkuses tähendada seda, et see number võib olla isegi nagu ikkagi palju suurem ja me ei tea, milleks me valmis oleme. Et see annaks natukenegi meile tagasisidet, et me nagu päriselt teaks, et võib-olla me saame nagu mõned asjad natuke ringi tõsta, et oleks inimestel lihtsalt see hetk mugavam. Aru saada, et oleks mingisugunegi ülevaade sellest, et palju võib tulla. Aga ja lisaks sellega, kas on ainult Facebook või on Instagramid kohad veel ja kõik on seal ka Agalitalu. Ja vabalt võib ka minuga isiklikult ühendust võtta. Loomulikult. Ja kui on ka mingid väga kriitilised küsimused või asjad, on inimesed alati ka oodatud koha peale. Ehk siis te võite võtta ühendust, tulla koha peale. Kui on nagu päriselt mure või soovite midagi teada, siis me oleme nagu päriselt olemas. Et vastame, aitame, oleme nagu päriselt ka inimeste jaoks olemas, et kui need päevad tõesti, talude päevad on väga kiired, nagu kõigi jaoks kiired, siis võib see sellest saginast natuke jääda nagu selline vajaka, aga kui on nagu päriselt huvi, siis võtke julgelt kontakti. Kontakti võib võtta. Super. Suur aitäh. Minul vähemalt oli väga tore. Ma loodan, et sinul ka. Ja ühesõnaga veel kord, 12–13 juuli avatud talude päevad, tähendab, vabandust. 2 päeva. Ja Agalitalu ootab teid. Meie poolt veel kord suur aitäh, et leidsid selle tunnikese, et meiega siin natukene juttu ajada. Ma täpsustaks ühte asja veel. Palun. Kui väga paljud arvavad, et meil on külastajate arv nii suur sellepärast, et me elame Alevi lähedal ja selles suhtes, et nagu Tartu lähedal, siis see külastajate arv ei pea sellepärast üldse paika. Kaugelt tulijaid on palju enam. Me kohtame siin kõige vähem Nõo inimesi. Nagu päriselt. Et Nõo inimesed te võite teada, et tegelikkuses Nõo külje all on olemas selline talu, kes teid võtab vastu. Täpselt. Ega see oli minu arvates ideaalne lõpp, mul ei ole siin midagi tarka enam rohkem öelda. Veel kord suur aitäh ja mine see tea, võib-olla juba mingil momendil jälle uuesti saates ja siis juba saame jaanalindusid ka näha. Aga aitäh!
aitäh teile!